hommikut kätte on jõudnud Vlogmassi 4. päev ja mina ütlesin endale eile, et ma ärkan ülivara, vaatan veel viimase päikese tõusu, teen hästi palju asju hommikul. Nope. Ma sain üles mingi 8 või 9 aega alles ja ma süüdistan reaalselt neid patju, sest need on maailma kõige mugavamad asjad ever. Ma mõtlen, kuidas pakkida üks endale kohvrisse kaasa, et ma saaks selle Eestisse võtta, sest mul ei ole kodus nii mugavaid patju. Aga ma vähemalt olin hommikul väga asjalik ja produktiivne, ehk siis mul on valmis monteeritud vlog, mis laeb ennast ilusasti ülesse. Ma pikendasin oma nii-öelda tuba, ehk siis, et tegin late check-out'i, et ma saaksin natukene pikemalt siin olla. Ma hankisin endale taksojuhi, kes mu lennujaama viib ja ühesõnaga olin väga-väga produktiivne. Aga meil on 2 asja, mida me peame kindlasti enne lennuki peale minekut ära tegema. Üks nendest on siis sammude kogumine, ehk siis vähemalt 10 000 sammu täis saada ja 15-mintsane trenn teha. Kuna ma ei viitsi niisama edasi-tagasi mööda seda randa enam kõndida, sest ma olen seda nii palju teinud, siis ma mõtlesin, et ma kõnnin lihtsalt full on paremale poole, nii kaugele kui on Kuusa Cave. Ma loodan, et ma leian selle üles ilma Google Mapsita. You never know. Kui leian, siis saame vähemalt ühe turisti asja siin ikkagi saarel tehtud, enne kui me ära lähme. Aga selle jaoks me peame hakkama jalutama, nii et let's go! Me oleme oma jalutamisega jõudnud 1/4 peale ja ma otsustasin, et on vaja paus teha, sellepärast, et ma kõnnin full on keset päeva ja see päike on kinda intense, nii et oli joogipausi aeg. Plus, kui ma siia jõudsin, siis ma olin nagu, oh my god, see on nii cool, I must show you. See on välijõusaal ja see on kuusepuu. Koht on nagu loodud minu pausi jaoks põhimõtteliselt, kõik vajalik on olemas, aga ma tahaks loota, et me jõuame ikkagi sihtkohta ka, nii et hakkame edasi liikuma. Ja meie matk oli edukas, ma jõudsin reaalselt Kuusa Cave'i kohale, ma ei olnud selles 100% kindel vahepeal, sest ma kõndisin ikka full on mööda külateid ja see on ikka hoopis teine elu kui see, mis on ranna peal turistide jaoks. Iseenesest hästi põnev näha, aga lihtsalt ma ei olnud päris kindel, kas ma selle konkreetse koha siin üles leian, sest ega mingit märgistust ega midagi ei ole. Lõpus viimasel 100 meetril oli, nii et win! Nüüd aga jõudsime Koopasse, mis on full on sinise veega, full on külma veega ja olgem ausad, pärast seda matka, mis ma just tegin, siis ma lähen sinna elama ja enam välja ei tule. On käidud ja ma jääksingi siia forever and ever, nagu see on maagiline, mida loodus on võimeline tegema. See vaade, kaamerast ei tundu nii cool, aga see on nagu mega ilus. Rääkimata sellest rohelisest mingist ägedast asjandusest siin. Aga kuna mul läheb täna lend, siis ma pean ikkagi tagasi hakkama matkama, nii et let's go! Ma pean ütlema ausalt, mu energiatase hakkab väga tempokalt lähenema nullile, sest ma ei ole saanud lõunat süüa. Plus see päike oli suhteliselt intensiivne, aga ma ütleks, et see oli kõik seda väärt, sest me täitsime oma eesmärgi. Mul on ilusasti enne lennuki peale minekut juba 10 000 sammu tehtud. Ideaalses maailmas me jõuame veel enne teha kiirelt ka selle 15-minutise treeningu, aga prioriteedid, alati elus tuleb seada prioriteete, sest muidu ei saa mitte midagi tehtud. Kõige esimese asjana on meil vaja süüa. Teise asjana on meil vaja salvestada Sandra Rajule üks video, sest nad teevad koos Sandra Vabarna ja Killuga siukest koolitust nagu Asi on minus ja ma olen seal külalisesineja, nii et mul on vaja teha väike videoklipp neile, selle teeme ära ja siis on meil vaja kuidagi lennujaama jõuda, sest need on prioriteedid. Kui me seal vahel jõuame reaalselt trenniga ära teha, siis on super, kui ei jõua, siis teeme lennujaamas, sest seal me peame nagunii passima ja ootama oma lendust, me läheme ju varem kohale. Enne, kui ma lähen lõunat jahtima, siis ma pean teile demonstreerima lihtsalt.
This is called wishful thinking. Ma otsustasin matkariided kiirelt ikkagi pessu visata ja ma loodan, et nad tunni ajaga suudavad ära kuivada, sest siin on nii soe ja mõnus. Ma tegelikult täiega tahaks, et kaamera vahendusel oleks kuidagi võimalik teile saata seda, et te saaksite ise tunda, et kui tuleb väike tuuleiil, siis on siuke kergelt niiske, ülisoe ja lihtsalt I am going to miss this. Aga on a positive note, ma nägin stooridest, et Eestis ja isegi Tallinnas on lund, nii et ma loodan, et kui ma lennukiga maandun, siis ma saan kohe lume sisse, nii et praegu lõuna. Jep, ma plaanin üksi kõik selle ära süüa, sest ma ei ole 100% kindel, millal ma järgmine kord süüa saan. No tõenäoliselt Pariisi lennujaamas ikka midagi saab, sest lendude peal on alati see error, et ma ei pruugi saada sööki, mida ma saaksin süüa. Ja kuna hetkel tundub, et COVID-i tõttu on Air France'i klienditugi täiesti umbes, ma kirjutasin neile 5 päeva tagasi, et kas ma saaksin gluteenivaba optsiooni, 0 vastust. 0 vastust! Ma kujutan ette, et neil on suuri probleeme, millega neil on vaja tegeleda, nii et mina otsustasin, et ma söön ennast maks täis, et mu kõht jaoks ei jääks, nii et let's dig in! Mul on nii zen vibes lihtsalt. Ma ei tea, kas asi on selles saares, et see Hakuna Matata poole, ehk siis no worries ja kiiret ei ole, hakkab külge kuidagi. Sest mul on reaalselt ainult 40 minutit tegelikult aega selleni, kui takso tuleb, võtab mu peale, aga aega on selle kiire asjaga. Me jõudsime ilusasti lõuna ära süüa ja siin oli nii hea toit lihtsalt. Üldse enamus toidud, mis ma siin söönud olen, on nagu väga head. Ja võib-olla on asi selles, et seda saart kutsutakse iseenesest Spice Island, mis on hästi naljakas, sest mul on praegu tunni seda Frank Herberti raamatut, kus on Spice nii-öelda planeet. Aga võib-olla sellepärast on toidud nii head, et tõepoolest nad oskavad vürtsidega ümber käia. Asi on minus videos ilusti tehtud selle lühikese klipikese. See on hästi naljakas, et esialgu, kui Sandra mind kutsus seal osalema, siis sellepärast, et rääkida produktiivsusest ja see on asi, mis mul on väga käpas. Ma olen seda aastatega lihvinud ja ma suudan väga operatiivselt elus toimetada. Siis oli vaja ka natukene ümber switchida ja oli oluline, et ma räägiksin harjumustest ja harjumustega on see lugu, et meil on nagu head ja halvad suhted. Et mingitel eluetappidel ma olen suutnud väga ilusasti harjumustest kinni pidada, mingitel eluetappidel ma olen suutnud halbadest harjumustest ilusasti loobuda, aga see ei ole siuke püsisuhe nii-öelda, et see on siuke fling aeg-ajalt, nii et hästi huvitav saab olema. Selle raamas ma teen ise endale ühe väljakutse, mida ma saan siis ettekande ajal esitleda, sest nagu te teate, mulle väljakutsed väga meeldivad, mulle meeldib ennast nendega distsiplineerida. Ja rääkides distsipliinist, siis meil on 40 minutit taksoni, nii et hüppame, teeme kiirelt 15 minutit trenni ära, pakime kohvri ära ja siis on aeg lennata. Taksosse, mis tähendab seda, et me oleme praktiliselt juba lennujaamas. Okei, tegelikult meil on mingi 40 minutit rahulikult veel sõitu vaja teha ja ma mõtlesin, et ma hakkan otsast teie küsimustele vastama, sest te olete nii armsad lihtsalt. Tunni ajaga oli juba vlogi all nii palju küsimusi, nii et ma usun, et mul siin tegevust on nii sõiduajaks kui lennuajaks. Ja hakkame siis pihta kõige esimesest ja kõige populaarsemast küsimusest, milleks on siis otse loomulikult see, et kas mul meeldib reisida pigem üksi või mitmekesi. Ja kui aus olla, siis mulle meeldib mõlemad, et mõlemal on oma head ja vead. Üksi reisides on ikkagi see, et sa oled full on oma aja peremees, sa ise otsustad, millal sa mida teed, kas üldse teed, sa teed neid asju täpselt, mida sina tahad teha, sööd seal, kus sina tahad. Ehk see on siuke hästi egoistlik reis, mida ma arvan, et on aeg-ajalt vaja teha. Plus, kuna sa oled üksi, siis sul ei ole otseselt kellegi suhelda ja sa pead iseendaga natukene rohkem peegeldama, et kui sa oledki mingi 10 päeva kuskil võõras riigis, sa õpid ennast jube hästi tundma, kui sa üksi reisid. Plus sul tekib siuke enesekindlus, et sa oled võimeline kõiki asju elus üksi tegema, kui on vaja. Samas
alati on seltskonnaga üliäge reisida, sellepärast et reisimine on üks nendest asjadest, mis on minu arust kuidagi võimendatud, kui ta on jagatud kogemus, kõik need mälestused, mis sa saad reisides koos oma sõpradega ja kui palju paremini te õpite üksteist tundma. Et mulle meeldib ise ühesõnaga mõlemad teha, et mõlemal head ja vead ja tõenäoliselt järgmine reis ma tahaks loota, et on juba lumelauareis kuhugile sõpradega. Me oleme lennujaamas ootama värava juures, et alustada tagasisõitu kodu poole, mis kestab üle 20 tunni ja tuleb välja tõepoolest, et sul ei olegi mitte midagi muud vaja, kui see, et sa oled vaktsineeritud selle jaoks, et sa saaksid koju tagasi minna. Kuigi alguses nad ikka tegid mulle väikse ehmatuse ja küsisid kõige esimese asjana ikkagi seda, et kas mul on PCR test. Ma nagu, et ma ei tea, et minu teada ei ole vaja nagu sinna, kus ma lähen. Siis ta ütles nagu, jaa, ei ole tõepoolest, et mina aga. Öeldakse, et kui sa tahad teada, kas sa tahad midagi või ei taha midagi, siis võtab münt ja viska see ja siis sa saad tulemuse järgi nagu aru, et kas sa oled õnnelik või mitte õnnelik ja ma praegu ausalt öeldes ei saa aru, kas ma olen õnnelik või mitte õnnelik selle üle, et ma saan koju minna ja ei pidanud ekstra päevadeks siia jääma, sest ühelt poolt ma väga-väga igatsen oma inimesi ja Lilit otse loomulikult, aga Zanzibar on nii maagiline koht, et siia võikski jääda lihtsalt mingi kuudeks ja kuudeks. Ja siinkohal ma vastaksingi järgmisele küsimusele ka kohe ära, ehk siis miks või kuidas ma valisin Zanzibari endale reisi sihtkohaks ja ma ütleks, et see oli mitmete olude nii-öelda kokkujuhtumine, et üks mu sõbrannadest Marina on käinud juba Zanzibaril, tal väga-väga meeldis, tema alustas luhesurfi õppimist siin ja temaga koos me tahtsime siis Eestis õppida nii, et ta päriselt saaks sõitma ka ja Eestis oli kogu aeg nagu liiga külm või liiga tuuline või liiga vähe tuult, kogu aeg oli mingisugune error ja siis ma surftownis ütlesin ühele instruktorile ka, et kuule, kui sa lähed tegema soojamaa laagrit, et siis anna märku, et ma tahaks teiega luhesurfi õppida ja tema on elanud Zanzibaril ning ütles, et siin on nagu epic lihtsalt, pluss Katrin Egert oma Instagrami stooridega, kui epic on Zanzibaril, ehk siis Zanzibar käis nii palju läbi mu igapäevast, et ma olin okei, this is a sign, ma pean sinna minema, sest ma teadsin ka seda, et kindlasti enne detsembrikuu tööhullust ma tahan kuskil akusi laadida. Et ma saan võtta nagu 10 päeva, lihtsalt minna kuhugile, sest ma olen täpselt see inimene, et ma vajan ekstra energiat, kui on väga pimedad ajad ja praegu COVID-i tõttu on see reisimine olnud põhimõtteliselt ju olematu, et mina ka esimene aasta olin ikkagi maks seda poolt, et seda meelt, et ei ole vaja reisida, et vaatame, mida see COVID teeb, nüüd me saame aru, et ilmselgelt see on nagu rangem gripp lihtsalt, et me peame sellega õppima elama, sellepärast et kogu aeg tuleb uusi tüvesid juurde. Nii et vaktsineerime, teeme ilusasti teste, reisime turvaliselt ja seetõttu ma tundsingi, et ma kindlasti tahan, et ma olen nii kaua reisinud, mul oli vaja akusid laadida ja kuna Zanzibar käis nii palju läbi, siis siin ma nüüd olin ja nüüd koju ma lähen. Ja me oleme lennukis, mu truu kaaslane on mu kaela ümber, järgmised 11 tunni me lendame koos selle vennaga. See on kõige parem investeering, mis sa üldse saad teha, kui sa pikki otsi lendad, sest ma olin alati see vend, kes lennukis oli mingi kaelkange, nope, nüüd oled lihtsalt lebo ja jumala hea magada niimoodi. Ma mõtlesin, et enne kui mul pinginaaber tuleb siia, et ma vastaksin ühele küsimusele veel. Uuriti, kui kallis on Aafrika ja kui kallis oli minu trip üldse. Ja see on selline tüüpiline vastus, mis minu arust reisimise kohta saab öelda, et su reis on täpselt nii kallis, kui sa tahad, et see oleks. Ehk siis sa võid skautida, otsida odavaid lennupileteid, sa võid võtta majutuse, mis on võib-olla ongi rannast natukene eemal, ei ole niimoodi, et koristatakse 2 korda päevas. Ehk siis sa võid alati valida majutuse, mis on odav ja sa võid alati valida lennupiletid, mis on odavad. Mina teadsin, et ma tahan sellel korral minna full on puhkama ja puhkamine minu jaoks tähendab seda, et ma ei viitsi olla mingi 10 tundi kuskil Pariisi lennujaamas ja oodata oma lendu, ma tahan, et mul oleks lühikesed vahemaandumised, ma tahan, et see koht, kuhu ma lähen, seal tehakse ette-taha minu jaoks kõik ära, nii et minul oli pigem kallim otsareis, ehk siis lennupiletid olid tonn ja majutus kokku mõlemad olid siis 1300, ehk siis 2300 eurot läks mul kokku puhtalt majutus ja lendamine, koha peal transpordikulusid ei olnud, sest ma olin full on rannal, lennujaamast Baažiasse ja Baažiast lennujaama oli, see oli kokku $60, siis ma kitesurfisin, kitesurfimine läks circa 300 eurot ja siis, mis meil veel oli, toit ja siuke pudi-padi, mis meil vahepeal oli, seda väga palju ei tulnud, sellepärast et mul oli reaalselt eriti viimases kohas oli mul ju hommikusöök ja õhtusöök mõlemad ja esimeses kohas oli mul hommikusöök hinna sees
nii et need vahepealsed kulud, ma arvan, et jäid sinna no maks 200 juurde. Et mina tõepoolest läksin puhkama niimoodi, et ma ei läinud sinna nii-öelda raha lugema, et igat senti kokku hoida, aga kindlasti saab Aafrikasse minna ka niimoodi, et sa võtadki hosteli, jagadki tubasid. Ma olen oma elu jooksul väga palju niimoodi reisinud. Portugalis samamoodi, kui ma augustis käisin, mu esimene majutus oli 10 eurot öö, sest ma olin mixed bunk beds tubades, kus oli meid 6 tükki. Üliäge hostel, üliägedad inimesed ja lihtsalt teise eesmärgiga reisimine natukene, et seekord ma tahtsin full on lebotada ja nautida, nii et natukene priiskasin. Circumstances have changed, things will never be the same again. Okei, see on elu esimest korda, kui ma reaalselt filmin lennuki WC-s. Iseenesest väga cool koht, ei ühtegi halbusena. Ma tulin maski vahetama ja siis ma mõtlesin, et ma lõpetan vlogiga ära, sest ma ei taha jätta oma kõrval olevat naabrit kuidagi kaadrisse, eriti kuna lapsed on ka. Nii et mul jäi väga paljud küsimused vastamata. Ma võtan need homme ette, eriti tööalased, eraelulised ja vastan siis lennates ja lennukutes olles ja